Nonii, Jou, 5. päev või? 5 sai läbi, jah? 5 sai just läbi. Jõudsime majutusse, kell on 5 läbi 16 minutit. Kelli kihutas? Kelli ei kihutanud, aga ühesõnaga me startsime täna natuke varem. Ja. Ja selles mõttes meie need teed olid ka võib-olla sellised, kus oli ikkagi nagu 90 üldse lubatud. Me tegime teed, jah. Mitte 60. Ühesõnaga, kuigi kilometraaž oli nagu rohkem. 380, ei. 90. No midagi 390. Aga jõudsime natukene varem majutusse, aga tänase vlogiga peame vist natukene kiiremini tegema, sest et äikes ja pilved kogunevad meie pea kohal. Ai, see läheb lõbus. Nii et mingil hetkel võib-olla jookseme ja siis jääb vlog katki. Täna tuleb lõbus, homme tuleb lõbus. Ja homme ilmselt me sõidame enamik päeva vihmas, nii et ma ei kujuta ette, kui palju klippe sealt tuleb, sest et Insta lähevad need lensid esiteks märjaks ja teiseks ei saa laadida samal ajal. Nii et ta ikkagi saab tühjaks mingi aeg. 2 tundi. Ehk siis tõenäoliselt ma teen ikkagi niimoodi, et ma vaatan kaua ta filmib ja siis panen tasku ära. Ja eks ma saan vahepeal äärmisel juhul võib telefoni uuesti jälle võtta ja teha mingeid klippe. Jah, see on okei. Mida me tegime eelmisel reisil. Aga selle tõttu võib-olla on veits värisevamad või mis iganes ei, värisevamad kindlasti ei ole, sest sellel telefonil on väga hea küro. Muude artefaktidega. Jah. Näiteks niimoodi teeb kogemat. Jah. No vahel võib juhtuda. Aga homme ei näita väga head prognoosi. Praegu temperatuur on ikkagi soe. Tund aega tagasi saime 30 kraadi kätte, praegu need 25. Ehk siis on tunda seda äikest õhus. Ja see on nagu vaikusene torm ja seda on kohe tunda, et õhk jäi seisma ja nüüd natuke... seal ikkagi on nagu tuul hakkab tõusma, tumedad pilved kogunevad meil siin pea kohal, et ikkagi midagi ilmselt tuleb, sest et sealt altpoolt nagu liikus siia väga suur äikesepilv, kui ma enne vaatasin. Et ikkagi seda äikest näitas päris palju. Kuigi praegu on prognoos paremaks läinud, nii et äikest võib-olla nii palju ei tulegi. Äikest ei tule, aga tunni aja pärast tuleb selline see. Et vihmakene ikkagi tuleb, see sinine kõik vihmakene seal. Ehk täna olid väga ilusad vaated, väga ilusad mäestikud. Tänane kõrgeim punkt oli 1395. Jah, eks peaaegu maksimum. Jah, maksimum oli 1434 vist, mis ma vaatasin eile. Mis peaks homme olema või ülehomme. Ühesõnaga, me oleme selles samas mäestikus, Jotunheimi mäestikus. See on hea küsimus, ma jätkuvalt ei tea, kus see kõrgem punkt on. Ma proovisin nagu koordinaate leida, aga... Okei, aga see oli siin samas mäestikus ühesõnaga. Ehk siis ma ei tea, kas see on nagu ChatGPT ütles, et ta peaks olema autoga läbitav, aga kas ta ka päriselt on, ma ei tea, saame teada. See ongi, vaata, kõrgeim punkt on üks asi, aga kõrgeim päss tähendab siis seda, et sa lähed sinna ja sa ei liigu samad teed mööda tagasi. Jah, seda küll. Et ma tean, et Euroopas on ka mõned vaidlused, et mis see kõige kõrgem päss siis on, aga pässi alla ei loeta seda, kui sa lähed ülesse ja liigud sama teed mööda alla tagasi. Ja, et sa ikkagi saad nagu üle. Ja sa pead minema sinna ja siis teist teed mööda tagasi. Ja see ka ei lähe arvesse, et sa teed enam-vähem seal üle mingi ringtee ja siis lähed ikka sama teed mööda alla. See ei ole päss. See on ikkagi punkt. Et Euroopa kõrgem päss vist oli Goldeise Run. Ja mingisugune bonnet või mis iganes asi oli vist kõige kõrgem punkt asfalteeritud. Seal me ei käinud. Siin on see 1400 millegagi. Äkki. Ühesõnaga, seal lähedal me olime täna ära. Siin nagu need kõrgused tunduvad palju kõrgemad, sest et nagu orud on vahel. Jõhkralt tundub kõrgem. Ma ütlen ausalt, võib-olla tõesti, et mingisugune Grossglockneris oli sarnane, et sa näed nagu kuskil alla sügavusse. Aga siin sa nagu päriselt sõidad ja sa näed seda orgu, väga sügavat orgu. Ja võib-olla see ka, et kuna need sõidetavad teed ongi natukene madalamal, siis taga sa näed neid nagu järgmisi mägesid kogu aeg. Et jätkuvalt oli selline sipelga tunne ja et kuidas üldse inimene sellel maakeral eksisteerib. Ja vaatad kuskile kaugus, mõtled, et oi Pekki, kui ma nüüd hakkan siit jalutama, see on mingi 15 kilti, mingi 20 kilti, et ma hakkan siit nagu jala minema läbi kivide mingi nagu... Jah. Et vaateid oli küll palju ja täna oli päris palju neid kärestikulisi jõgesid. Ma püüan neid ka saada videote peale. See on, mis ma sain nad video peale, lihtsalt kas ma sealt klippi saan. Sa pead vaatama, kas
ära tunned selle kohe. jah. ja selles mõttes mulle ikkagi tundub jätkuvalt, et siin on nagu pointi sellega, et sa ärkad natukene varem ja lähed varem, sest et liiklust, neid kämpervänne on nii palju vähem, kes võtavad tee peal jubedalt ruumi. Ja hommikul oli ikkagi väga kitsad teed sinna esimese vaatepunktini. Aga null liiklust. Ja. See oligi väga mõnus, oli üksinda seal tee peal sõita ja polnud mingit takistusi. Mitte, et nagu kämperid väga takistaks, sest see on 1-2 sekundit ja sa oled sellest möödas. Aga kui need kämperid on 10, siis läheb juba natuke rohkem aega. Ja ainuke asi hommikul võib-olla oligi see, et päikese käes oli juba siuke 20+ kraadi ja kõikides nendes tunnelites ja varjus oli ikkagi mingi... Täna hommikul meil oli ju mingi... Ma arvan, mingi 12 kraadi oli aga tunnelis. 10 tunnelit oli lihtsalt järjest kogu aeg tulistas. Pah. Et need olid hästi hommikul ka ja siis tegelikult oli nagu veits külm. Oli külm, jah. Ja lähed välja päikese käes kohe nagu läheb soojaks, aga kehale ikkagi annab nagu tunda, et see temperatuuride vahe ja kaelale ikka see tuul nagu tõmbas kähedaks. Ikka, jah. Mõnus. Siin tuul tõuseb nüüd. Tuul tõuseb veits, jah. Mis veel oli? Eks sai kõvasti tunnelid vahele ka jäetud, sest et Ja täna me jätsime päris palju vahele ja selle tõttu me nägime väga ilusaid vaateid, mida muidu ei oleks näinud. Täna oli väga palju rattureid kusjuures. Ma arvan, et selle tõttu, et me oleme siia Scenic Roadside nagu vahele jõudnud, et siin on ümber hästi palju neid ilusaid teid ja selle tõttu äkki. Väga mitmeid gruppe nägime. Pidingi vaatama, kas see Scenic või see tee vaata, mis me vahepeal sõitsime, see kruusatee. Kas see on nagu päriselt Scenic Road? Ja siis üks mägitee oli jah, kruusatee. Aga selles mõttes oli ta nagu okei kruusatee, et siin on see kivine pind ikka jälle. See oli väga hea. Ja jälle väga palju lambaid ja täna nägime kitsekesi ka päris palju. Kes lihtsalt chillisid. Lammastel oli muidugi, pidi jälgima seda, et olid beebid, pisikesed lambad ja siis nad olid natukene ujedad tee ääres. Ehk siis kui me rattaga märku andsime, siis nad ikkagi jooksid sinna emme külje alla. Ja emme siis juhtis nad sealt tee pealt ära. Et selles mõttes oli ikkagi vaja väga tähelepanelikult liigelda. Sest nad ikkagi ehmusid, et kui need vanemad lambad nagu väga ei pannud tähele, et sa üldse sõitsid ja seal kruusatee peal oli ka vahepeal üks lammas, vaatas sellise pilguga, et see on minu tee, mille peal te olete. Ehk siis teie sõidate ümber minu, mitte mina ei liigu teie eest ära. Siis need nooremad kohati võisid olla natukene nagu kartlikumad ja siis teha mingeid liigutusi võib-olla, mida ei näe kohe ette. Kas see kruusatee oli pärast või enne seda pikka teed, vaata? Pärast. Kindel, jah? Ei ole kindel, aga ma tahaks öelda. Seda ferrit, jah? Jaa. Okei, no siis ta ikkagi on Scenic Road'i osa. Aga ilus oli. Selles mõttes, et olenemata sellest, et see oli kruusatee, seal olid normaalselt mingi kitsekesi ja lambakesi tee peal ja ilus oli. Ja väga ilusad vaated olid. See oli suhteliselt tsiviilne kruusatee, et ta oli ikkagi kõva katte oli seal all. Ja ei olnud nagu... Aga mootorrattaga ma ütleks, et tuleks seda sõita täpselt niipidi, nagu meie sõitsime. Sellepärast, et üles sõitmine oli ikkagi kohati selliste teravamate tsikaanidega. Ja alla oli nagu rahulikumad ja leebemad sellised kurvid ja looklevad teed. Ehk siis nendest tsikaanidest mööda seda kruusa võib-olla ei oleks tahtnud alla tulla mootorrattaga. Pigem mitte, sest et muidu hakkab libisema ja siis sa pead kogu aeg pidur peal. Ja eriti kui liiklust on ka palju. Ehk siis kui me üles läksime, siis oligi vahepeal ei näinud ühtegi teist sõidukit. Et oli natuke see tunne, et sa oledki maailma ääre peal kuskil üksinda. Et... selles mõttes oli tõesti väga kaunis. Ilus. Ja homne ring on meil selline, et me teemegi põhimõtteliselt ringi ja me tuleme kahjuks mitte siia samma majutusse tagasi, vaid põhimõtteliselt siia kõrvale. Sellepärast, et siin on lihtsalt see üks Scenic Road, mis viib sellise koha peale. Ja siin nüüd juba tekkis see hetk, kus neid majutusi oli väga harva või siis need maksid väga palju. Ja siis me otsustasime, et me teeme homme siis natukene lühema päeva. Homme tuli 250 üldse. Hommes nii, jah. Aga lubab ikkagi vihma ka, nii et võib-olla on okei. Ja jõuame siis, minu arust oli mingi kämpa. See oli selline koht,
mingi hütta. Ja, mingi. Ühesõnaga mingisugusesse kämpasse, mis on suht lähedal siin. Nii et selles mõttes, noh, ma ei tea, kas ta siis on hea või halb, aga nii on. Tänane majutus on selline lihtne, ei ole kämpa, on ikkagi tuba, privaatse vannitoaga. Majas on ühisköök. Tundub nagu selline kunagine suusa mingi baas, kus on sellised pisikesed toad. Aga tundub, et keegi on selle just ära ostnud, ära vuntsinud, sest väljas tundub ta üsna värskelt värvitud. Ja siin on nagu 3 maja, millest ühes on nagu toad. Mulle tundub, et meie selja taga selles majas käib ehitus ja siis 3. majas ka, et alles tehakse neid tube valmis. Ja et ongi lihtsalt need vana mööbel ja kõik on sees ära värvitud ja üles vuntsitud ja mida on vaja olnud vahetada, siis on nagu ära vahetatud. Vannitoa mööblid ja asjad ja selline lihtne vuntsimine on tehtud. Siin nagu receptionit kui sellist ei ole, ehk kedagi me näinud ei ole. Lihtsalt kõndisidki sisse, võti oli ukse ees, kirjutati, et pärast jätta uuesti ukse ette. Aga kuna homseks bookida ei saanud ja siin ikkagi tube on suht palju ja täna ka nagu ühtegi autot siin teist ei ole. Seega, ja see ei ole ka päris selline koht, kuhu sa jala tuled. Ja mis teil eemal ikkagi? või 5 kilti vist oli umbes sellest. Jalgrattaga veel tuleks, aga jalgrattaid ma ka ei näe. Nii et võib-olla homme on siin hoopis koristuspäev, sest et bookida nagu siia ei saanud. Aga ma ei tea, tundub nagu huvitav. Sellise äikese pilvede vahel tundub natukene kummituslik koht. Sealt tuleb normaalne pilv. Aga muidu on nagu tore, viisakas. Akna alla saime ratta parkida. Ja selles mõttes on täitsa ilusasti korda tehtud, et sa näed, et see on, ma arvan, et see maja on lihtsalt nagu ära ostetud ja lihtsalt ära värvitud ja seest kõik mööbel vahetatud ja et kindlasti tuleb sellest normaalne majutus, lihtsalt praegu on see täiesti tühi. Kedagi ei ole, me ilmselgelt võib-olla püha peal ei olegi, ma ei tea. No. Jah. Ja ilusti väga korralikud Norra lipud lehvivad. Kohati oli mõne hotelli ees, ma vaatasin küll mägedes, et olid nii rabalad. No üks päike ja tuul teeb oma töö, aga selles mõttes, jah. Omanikule kirjutasin bookimise ajal, et tahaks nagu turvalist parkimist, et ratas kuskile panna ja siis ilusti vastati mulle, et jaa, meil on siin väga turvaline, et saate jätta maja ette kohe. Noh, tundub küll selles mõttes selline koht, kuhu nagu väga ei tulda ja kuna me saime nagu tänava poole, et ära ka panna ratta, siis ega me väga nagu silmaga ei paista, et me siin üldse oleme. Kuigi mulle tundub, et see siin on ikkagi elumaja. Ma arvan küll, sest seal on satt ja kõik asjad. Ja see on nagu sama värvi, nii et võib-olla need on siis omanikud. No võib-olla on, jah. Aga see on küll hea ökolahenes ju. Mõtle, ostad juba värvi ära ja siis nagu lased mingid enda majaga üle. Jah. Ei, ilus. Ta on siuke rootsi punane, ma ütleks. Ma ei tea, Norras on ka hästi palju seda rootsi punast. Katte ääre on sama valge. Jah, no tundub nagu sarnane stiil. On jah. Et äkki on omanikud. Katsus lekki ma ei näe. Et sest lihtsalt siin on üks elumaja hästi lähedal. Nii, kas meil on midagi veel? Tahaks süüa tegelikult. Ja sööme kindlasti. Kõht on natuke tühi kohtusime mingit eelmises majutas kohtusime soomlast, kes oli nagu normaalne jolovend. Jaa, ta oli 30 aastat? 35 aastat Bergenis elanud. Jah, siin Norras. Ja, ehk siis soomlaseks teda nimetada võib-olla enam ei saa. Kuigi ma ütleks, et inglise keelt ta ikkagi rääkis väga tugev soome aktsendiga. Soome aktsent on tore asi. Jah, et see oli huvitav, et... Aga no see vend oli selline jolo, et tal oli üks seljakott ja top case oli mingi täiesti mõttetud kraami täis ja lihtsalt käibki erinevates kohtades ja... Jaa, selles mõttes, et ta sõitiski ringi üks T-särkel seljas ja teine oli kotis ja lihtsalt kulges. Ütles, et see ratas, millega ta sõitis, selle ta tõi kuskilt Madridist ära, et see talvitus seal. Ohoh, müristab. Müristab, jah. Et talvitus ratas seal Madridis, et käis järgi. Teine ratas oli tal Bergenis. Lillehammeris just korraldas mingisugust veel korraldusmeeskonnas mingisuguse ralli jaoks. Eestist olid ka mingid vennad kohal olnud. Ilmselt siis motoralli mulle tundus. See ütles 11 eestlast vist oli kohal. Okay. Või mingi siuke hulk. Ütles, et on Jõgeva treffil Eestis käinud mitu korda. Aga juba aastaid tagasi, sest et tal oli tol hetkel Eesti girlfriend või tüdruksõber.
et noh, Bergenist oli kauge käia ja ei viitsinud rohkem nagu. Et siuke väga sellise vaba suhtumisega elule. Ei, no mõtlen, väga selline rõõmus normaalne mees. jolo vend ja inglise keelt rääkis ilusasti. Meil oli kämpas veel ühed sakslased ja need ei tahtnud väga juttu nagu rääkida. Aga see soomlane tuli meie juurde, rääkisime juttu natukene. Ja, no ja ma siin arvan, et norra keelt ta räägib ka. Et ikkagi noh, terve elu praegu Eestis Norras elanud. Et oli jah, siuke tore härrasmees. Ja noh, muidugi väga hea vihje andis, ütles, et see majutus, kus me olime, et seal see dušš oli väga odav. Ja see oli odav. Et 10 krooni oli 5 minutit, et enamikes kohtades on 50 krooni. Noh, ja seda oli küll. Oli küll päris mitmes kohas kirjas, kui ma nüüd oskasin vaadata, et on ikkagi nii-öelda müntidega ja tuleb vihma. Ühesõnaga, me oleme sööme, teeme video valmis, like and subscribe ja homme näeme. Homme näeme. Olgu, tšau! Music